Järgnevalt räägime natukene lähemalt LibreOffice'i spellerist. Me oleme juba rääkinud sellest, kuidas on võimalik ja kuidas selle spelleri installeerimine käib. Ja nüüd vaatame siis ka programmide üleselt, ehk siis üleüldiselt LibreOffice'is, kuidas spellerit kasutada. Ma olen näidisprogrammiks võtnud Writeri, kuna peamine teksti trükkimine tavaliselt käib siin. Ja kirjutan siis mõned sõnad, ühe lause võib-olla, kus ma teen siis spetsiaalselt vigu, et oleks näha, mis juhtub. Näiteks kirjutan sellise lause. Writer on väga tore, paneme näiteks 2 E-ga, programm 3 M-iga. Näete, et need sõnad, mida siis Writer antud juhul, või see speller, ütleme siis laiemalt, luges valeks, nendele märgiti alla selline punane laineline joon. No esiteks, mida tuleb jälgida, on see, et mis keel on teil valitud. Ja näete, oleku riva peal siin all on see näha. Et kindlasti, kui teil on mingisugune keel valitud, siis tasub jälgida, et see tekst, mida te kontrollite, on samas keeles. Ja vahel juhtubki nii, et ei tõmmata lainelist joont alla sellepärast, et on näiteks jäänud inglise keel peale või vastupidi. Nüüd, kui keel on ära vaadatud, siis vahel võib olla ka niimoodi, et ma vaatan justkui, et sõna on vale, aga lainelist joont ei ilmu. Ja põhjus võib näete olla selles, et meil on siin tööriista riba peal üleval. Spetsiaalne nupp. Näete, ja mille peal hiirega liikudes ta kirjutab ka, et see on automaatne õigekirja kontroll. Ja see nupp peaks olema sisse lülitatud. Sest näete, kui ma ta välja lülitan, siis ta neid lainelisi joone üldse enam ei näita. Ja siin kõrval on ka õigekirja grammatika kontrolli nupp, mis avab spetsiaalse akna, aga seda vaatame mõne hetke pärast. Nüüd, kui on siis mõned sõnad ära märgitud punase lainelise joonega, siis spelleri kasutamiseks on 2 võimalust. Te saate kasutada hiire paremat klahvi nende sõnade peal ja võimalusel siis see menüü, mis avaneb sõna peal, et siit leian endal selle õige sõna, mida ma mõtlesin ja saan ka siin teisi valikuid kasutada. Teine võimalus, mida hiljem vaatame, on kuidas siis aknas sama asja teha, ehk siis spelleri aknas. Näiteks siis teen selle on, 2 O-ga on peal parema hiireklõpsu, siin pakutakse mulle erinevaid lahendusi vastavalt sõna tüvele ja kui ma siin õige sõna leian, siis ma tema peal ka lihtsalt hiirega klõpsan. Ja näete, et see sõna parandati ära. Näiteks väga 2 G-ga parem hiireklõps ja pakutakse välja ainult üks lahendus. Äkki sa mõtlesid sõna väga. Ja kui see on õige, klõpsan peale ja ongi korras. Nüüd järgmine sõna on tore, 2 E-ga, parem hiireklõps peale. Ja nüüd näiteks juhtub selline lugu, et aga see ongi selline nimi või selline sõna, võib-olla täiesti uus sõna, näete ise mõtlesin välja, 2 E-ga tore, ja ma tahan, et antud juhul seda ei loetaks veaks, sellepärast, et ma tahan just sellisel kujul seda kasutada. Siis selle tarvis on siin ka olemas 2 käsku. Eira tähendab seda, et ainult konkreetsel juhul siin eiratakse seda sõna ja enam punast joont alla ei tõmmata. Ja eira kõiki tähendab siis seda, et läbi terve dokumendi, läbi terve näiteks, kui me kasutame impressi läbi terve esitluse, kui jällegi kohatakse sõna tore 2 E-ga, siis eiratakse. Ja ka 3. võimalus, näete, on lisada otse sõnastikku. See tähendab, et mina ütlen LibreOffice'ile, et vaata, see ongi uus sõna ja lisa see sõnastikku. Ja edaspidi siis loomulikult ta ei märgi seda veaks ja pigem vastupidi, et kui te kirjutate sarnasest tüvega sõna ja eksite, siis ta pakub nüüd seda uut sõna ka lahendusena välja. Nii et on ka võimalus siis öelda, et eira, näete, enam ta ei märgi, ja on võimalus ka teha sõna peale parem hiireklõps ja öelda näiteks, et lisa sõnastikku, et ongi uus ja väga kihvt sõna, programm 3 M-iga, eks ole. Nüüd siin ees on, näete, selline veaga sõna, tahtsin kirjutada Writer, välja juhtus, kuna tähed läksid tagurpidi, Wirter. Teen selle sõna peale parema hiireklõpsu ja näete, et ühtegi lahendust ei oska pakkuda, kuna algselt nagunii tegemist on ingliskeelse sõnaga ja ka eksimus on päris suur. Nüüd selliste sõnade puhul, mis on üksikuna teksti sees ja mis võivad olla siis hoopis ka teises keeles,
kui te olete nüüd selle parema hiireklõpsu teinud, siis siin on võimalus ka öelda sellele konkreetsele valikule keel. Ja esiteks ma ütlen, et see sõna peaks olema inglise keeles. Ja nüüd, kui ma teen selle sõna peale uuesti parema hiireklõpsu, siis vaatan, kas ta pakub mulle välja mingisugust lahendust. No näete, antud juhul siia ei pakkunud, kuna mingisugusele sõnale me saime pihta, eks. Ma kirjutan siia lõppu, näete uuesti sõna writer, tühik, näete, all on näha, et mul on eesti keel, järelikult tõmbas punase joone alla, teen parema hiireklõpsu, valikuid ei ole, aga nüüd, kui ma võtan valiku keele määramine ja ütlen inglise, siis näete kops, kohe tõmmati see joon alt ära ja sai aru, et aha, selline sõna on inglise keeles olemas. Nüüd, mis võib juhtuda, mida te näete siin selle tore 2 e-ga puhul on see, et kui te eirate ja sama lõigu sees lähete uuesti algusse või teete mõne teise sõna parandus, siis võib juhtuda, et ta selle ühekordse ignoreerimise uuesti aktiveerib ja tahab, et te ignoreeriksite veel kord või siis paneksite ignoreeri kõiki. Ma kirjutan siia alla ühe sellise veaga lause veel. Ma panen näete siia, et ignoreeri kõiki või eira kõiki. Ja näiteks kirjutan siis selliselt, et kalk on väga tore programm. Panen kohe 4 n-iga seekord, vaatan, mis siis juhtub. Ja nüüd teine võimalus siis sõnade parandamiseks on selline, et ma mitte ei käi niimoodi oma teksti läbi, ei keri üles alla ja siis ei paranda, vaid ma võtan siis spelleri akna. Ja selle akna nuppu te nägite siin tööriistariba peal, õigekirja ja grammatika kontroll ja klaviatuuri pealt kiirlühend F7. Ajutan klaviatuuri peal F7 klahvi ülemises reas ja seejärel siis avatakse teile, mõnigase mõtlemise järeleks, õigekirja kontroll, ehk siis aken, kus te saate ükshaaval või teile ükshaaval pakutakse välja sõnu, mille ta leidis ja mille kohta ta arvab, et seal on viga. Allpool lahtris juhul, kui on, siis pakub soovitusi. Ja põhimõtteliselt siin paremal on samad nupud, mis olid ka hiire parema klahvi all. Te saate eirata ühe korra, jäädavalt eirata selles dokumendis või tähendab kõiki eirata. Saate lisada sõnastikku. Ja juhul, kui on mingisugused valikud, siis saate ka muuta. Näiteks ma ütlen praegu siis selle kalksõna kohta, et eira. Ja sõna väga kohta, näete, ta pakub siia alla soovituse välja. Ja nüüd, kui ma soovingi seda muuta, siis ma klõpsan muuda. Ja näete, et see sõna on muudetud ja pakutakse järgmist välja. Ja nüüd, kui selle järgmise puhul mõni soovitus sobib, et antud juhul ei sobi, ei saagi isegi täpselt aru, mis ta siin pakub, mis põneva sõna saime kokku 4 m-iga, siis ma võin ka seirata ja siis ta liiguks järgmise sõna juurde, aga kuna rohkem ei ole vigadega sõnu, siis ütleb, et vaatame dokumendi algusest, sellepärast, et kursor ei pruukinud alguses olla mul dokumendi alguses ja ta tahaks vaadata algusest lõpuni. Klõpsan jah, õigekirja kontroll lõpetatud ja kui ta nüüd rohkem sõnu välja ei visanud, siis näete, aken läks eest ära ja sellega siis LibreOffice vastavalt, mis programmi te kasutate, Writer või on teil Impress või kalk, annab teile siis teada või märku, et rohkem vigu ei ole ja nüüd on siis kõik korras.